Kuku Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Nii, kuigi inimeseks olemise juures on igasuguseid huvitavaid hädasid ja võludele vastavalt ka valusid ning päikese all on palju pimedust, tahaks loota, et vähemalt Tartu rahu aastapäeval on kõik okei ja olen väga entusiastlik selles suhtes, et kui härra Heimar Lenk on siia stuudiosse maandunud oma punase mütsi ja täna isegi punase salliga, on tal kaasa võtta rohkelt rõõmusõnumeid. Tartu rahu on teadupärast 2. veebruaril, aasta on 2026 ja olgu klimaatilised tingimused ära öeldud, väljas on praegu kuskil 17 kraadi külm, aga toas on soe ja hea olla ja ootame siis Heimarilt toredaid juttusid, nii et ole lahke. Tere hommikust Meelis, tere hommikust head kuulajad, Kuku Raadio kuulajad. Tõepoolest, täna on siis Tartu rahu aastapäev ja sellest kirjutatakse palju, räägitakse palju, on täna ka terve rida neid tähistamise sündmusi Tartus, seal Poska maja juures, kus siis Poska juhtimisel alla kirjutati need dokumendid ja õhtul on minu teada ka veel EKRE tõrvikutega rongkäik kell 18.00 vist või kell 6 õhtul, et niimoodi on see asi ja sellest on palju räägitud, aga Tartu rahust teda ajalugu me enam-vähem teame, aga üks huvitav fakt, kui niimoodi hommikul niimoodi midagi kergemat meenutada, siis oli niimoodi, et see rahu kirjutati alla ju öösel kusagil 12:30 või 1 paiku seal. Ja siis oli nii, et oli tarvis ka tähistada, aga küll oli suur jama sellepärast, et vaeses Eesti Vabariigis ei olnud šampanjat. Šampanja oli kadunud, kuskil poolt saada ja siis oli vist, kui mu mälu ei peta, kas läbi Soome saatkonna või kuskilt siis eilseks saadi kohale 2 kasti šampanjat. Rohkem Eestimaal ei olnud seda jooki sellel Tartu rahu sõlmimise aastapäeval. Et selline fakt tuleb meenutada ja siis sai allkirjad alla pandud, siis oli ilusti hea tähistada, klaasid kokku lüüa ja ikkagi aeti välja see selline pidulik jook, mida Eestis, vaeses Eestis tol ajal kauplustes kusagil ei olnud ja ei olnud ka kogu Eesti Vabariigis, aga välissaatkondade abiga siis ta leiti niimoodi. Ja siis täna on veel, muide, kui vaatad, on küünlapäev ja täna ma vaatan, hästi ilus kuu on väljas, vähemalt meil siin Lõuna-Eestis paistab hästi suur, nagu ma ei tea, kuidas öelda, pannkook või selline kollane ilus, hakkab nüüd praegu looja minema horisondi kohal. Ja täna on see tähendab seda, miks ma kuust räägin, et paistab, et on selge ilm ja täna on küünlapäev ja kui täna on selge taevas, siis vana rahvas või meie ka arvame ja ikkagi usume nendesse märkidesse, siis tuleb ka soe ja ilus suvi öeldakse. Ja peale selle, vaata ära unusta Meelis seda, et sa pead täna koduseid töid tegema. Täna on naistel vaba päev. Küünlapäeval naised lähevad üksteisele külla ja hakkavad naiste punajooki pruukima. Sinu naine juba läks küll ära või läheb? Sätib praegu soengud ja... Selle ajal, kui sa koju jõuad, siis on naine juba külla läinud. On läinud ja pudel kaasa võetud ja siis naised hakkavad täna pummeldama päev läbi, see on küünlapäev ja siis nad nooremad tüdrukud siis unistavad mehele minekust ja vanemad siis õpetavad, kuidas mehi ära võluda ja selline päev on täna. Ja ajalugu, ajaloost võime veel ajaloost võime palju rääkida, aga tahaks ka tulevikku vaadata ja ma võtsin kaasa siin Villu Põldmaa, astroloog.
No asjatundjad loevad teda Mangi kõrval üheks tõsisemaks meheks tulevikku vaadates ja ma arvan, et ka meie raadiokuulajal on huvitav kuulata, mida tark mees arvab siis sellest uuest aastast ja mis meil nüüd algab. Ja nüüd ta tuleb siis 17. veebruar hakkab vist peale see ida uus aasta või midagi taolist, no veebruarist. Ja see on tulihobuse aasta ja ma loen ette 2 lõiku Villu Põldmaa ennustusest, mis ta siis ütleb täna juba käimas meil aasta kohta, 2. veebruar juba terve kuu on möödas ja ma nüüd tsiteerin, jutumärkides on ka ühe tsitaat nüüd. Ja Villu Põldmaa ütleb niimoodi. Tulihobuse aasta toob uusi teadmisi, mis muudavad inimese täiskasvanuks lõpuks ja seetõttu muutub ka elu. Inimesed saavad targemaks. Seni tuli ju Euroopa Liidust ja Eesti valitsuselt rumalat ja lapselikku agendat, kuhu mahtusid rohepööre, homopropaganda, sugude kaotamine, sugude muutmine, naine sai meheks, mees sai naiseks. Nagu ei tuntakski enam neid päris eluseadusi. Ja nüüd Villu Põldmaa jätkab, tsitaat on veel, oluliseks pöördemomendiks on ka see, et lõppeb nüüd selle aastaga 80 aastat kestnud naiste emantsipatsiooni periood. Ja see hakkab alla käima ning vaata, nüüd on meile suur rõõm meestele, mida Villu Põldmaa ütleb, et nüüd hakkavad naised muutuva jällegi naiselikumaks, hakkab jälle rohkem sündima naiselikke naisi, kes on rohkem kodus, pühendavad ennast kodule ja lastele. Ühesõnaga läheb Eestiga lasterikkuse suunas võib-olla, kui naised saavad taas naiselikuks ja taastub ka sugude tasakaal ning kaovad naiste ja meeste vaheline konkurents ja tülid. Ühesõnaga hakkab edaspidi sündima rohkem meil õnnelikke abielusid, kus kõik on rõõmsad ja naine armastab meest ja mees armastab naist ja naised toovad siis ilma peale uusi Eesti kodanike poisse ja tüdrukuid. Ühesõnaga mulle väga meeldib see lause, et naised muutuvad taas naiselikuks. Ma arvan, see rõõmustab sind ka. Või sulle meeldivad mehelikud naised? Jarmila Grotofilova, kes meil vanasti olid, need sellised kandilised spordidaamid siin. No ma olen suga selles mõttes ikka päri, et okei, see on tõesti hea mõte, hea prognoos alanud aastaks. Ja, aga küsi mu käest, et mis siis Eesti Vabariigis saab, kes siin võimule tulevad ja mis siin edasi, küsi mu käest. Nii, küsingi kohe, hea Heimar, pajata meile, mis saab Eesti Vabariigist, kas sa oskad ise öelda või pead ka seda horoskoopi seal vaatama? Ma loen edasi nüüd Villu Põldmaa, ta ütleb Eesti kohta, ta on julge mees, ega praegu üldiselt need tulevikunägijad ja nõiad ja astroloogid, ega nad väga palju kohaliku poliitika kohta enam viimastel aastatel rääkida ei julge pärast seda, kui Mang tühistati ära siin, kui ta puuõõnde naisi tõstis seal ja vaatas nende tutti seal ja nagu kirjutati. Et siin mehed muutusid arglikuks ja naised ka, need astroloogid. See on üldse üks salapärane väljaanne vist, kus sa seda materjali hangid. Ma loen seda väga toredast väljaandest, näed, Tervendaja. Tervendaja. See on värske number ilmus siin. Ja siin on kõik teadjad võtavad sõna, mis meist saab. Aga Villu Põldmaa ma veel kord rõhutan, et asjatundjad ütlevad, et tema on üks siis nii-öelda tõsisemaid tulevikunägijaid. Ja nüüd sa küsisid, mis saab Eestist ja nüüd on kirjutada, loen ette tsitaadi, need ei ole minu mõtted, vaid on Villu Põldmaa targal mehel välja öeldud ja tähtede seisu jälgides saab ta seda siis väita või loota vähemalt, mis tuleb. Ja nüüd on tsitaat, ta ütleb niimoodi Villu Põldmaa. On oodata Reformierakonna võimu lagunemist lõplikult. Kristen Michali karjäär on allakäigu teel ning kuna selle aasta algul on tal suuri raskusi, siis võib kindel olla, et 2027. aastal tal enam võimu Eestis ei ole. See on tänase peaministri kohta öeldud. Ka Kristeni valitsusel tekib 2026. aasta juulis siin segadusi ja just nimelt Ukraina rahu tõttu on oodata isegi valitsuse laiali minekut või raskelt võimul püsimist.
ja Urmas Reinsalu on ka allakäiguspiraalil, ta on nagu tipus ära käinud, et temale Põldmaa eriti ei nii-öelda tulevikku ette ei näe enam ja nüüd tekib küsimus, et kes siis saab, enam see pole nüüd Põldmaa, nüüd on minu jutt, et kes siis saab presidendiks, kui Kristen Michal on allakäiguspiraalil, Reinsalu on allakäiguspiraalil, no siis tuleb välja, et jääb meil Mihhail Kõlvart, kes on üleskäiguspiraalil või, kelle populaarsus tõuseb ja niimoodi on. Ja Reinsalu kohta ta ütleb küll, et ta on kõige populaarsema partei eesotsas, ütleb Põldmaa ja loodab ka isiklikku suurt tõusu, aga tema karjäär liigub juba ikka languse suunas ja praegu tal on raskuste aeg saabumas ja peaministriks ta ei saa ja presidendiks ta ka ei saa. Nii et siis tähendab, ütleme, ma ütlesin Kõlvartit, et ta võiks presidendiks saada, tema seda ei taha, aga mulle tundub, et Kõlvart Keskerakonnaga saab 27. aasta Riigikogu valimistel siis palju hääli, kellega koos tehakse seda, ma ei tea, see rahu, võib-olla siis rahu tuleb ka Eestimaale. Ja siit edasi ongi, tuleks hetkeks, mulle küll see presidendi kampaania, valimise kampaania eriti korda ei lähe, aga ikkagi tuleks korraks selle juurde ja ütle mulle, Meelis, kas sulle tundub, et ajalugu kordub või ei kordu niimoodi spiraalides? Sa mõtled, et keegi, kes on president olnud, saab uuesti presidendiks või? No sa oled peaaegu selle lähedal, otse seda ma ei mõelnud, aga ma mõtlen seda, et meil on ikka, kindlasti sa oled sellega nõus, et jälle, kui presidendi valimised tulevad, siis jälle mööda seda spiraali hakatakse rääkima presidendi otsevalimistest. Alati enne valimisi teadakse, et nagunii seekord ei õnnestu rahval valida presidenti, aga tõstetakse see tolm üles jälle. Ja nii on ka siis praegu see meie lähiajaloos olnud. Ja jälle siis nii Keskerakond kui EKRE on aastaid nõudnud otsevalimisi, ma ei tea, kas sotsid ka vahepeal tahtsid neid, aga nüüd Riigikogu jälle tegeleb saalis 3. järgu küsimustega ja seal midagi tahetakse valijameeste arvu muuta ja hirmsasti kardetakse, et valimised äkki lähevadki valijameeste kogusse, siis võib tulla ette arvamatuid tulemusi, et saab vale mees või vale naine äkki presidendiks. Ma olen täitsa kindel, et niimoodi enam-vähem lähebki ja kaks asja, mida siin Eestis kunagi ei juhtu, ei saa otse presidenti valida ja ei saa ka valimistest lahti, ma olen täitsa veendunud, ükskõik kui palju sel teemal ka ei räägi, kui just. Vaata, tuleta meelde, saate keskel ma tahan teha ettepaneku, kuidas e-valimistest lahti saada. Meil tuleb see lõik ja, aga siin ma tahaks öelda seda, et tõepoolest, ükskord jäeti see presidendi valimiste kampaania kuidagi nõrgemaks ja kohe tuli Arnold Rüütel. Ja nüüd nad on hästi valvsad, et jumala pärast ei tuleks võõrast meest või võõrast naist. Eks nad siis jällegi kuskil viimasel minutil lepitakse kokku tagatoas, nagu oli Kersti Kaljulaidiga. Ma olin siis Riigikogus, mäletan, siis on nii, et koridoris edasi-tagasi joosti ühest fraktsioonist teise, et seda ei saaks ja siis Kadri Simson meile ütles, et tuleb valida jah ära, me oleme valijad ju. Seal olime fraktsiooni nõupidamisel ja jumala pärast tuleb Kersti Kaljulaid ära valida, muidu tuleb Jüri Luik presidendiks, seda me ei taha. Vaat selline kädin käis ja igas toas siis omad nimed ja kes ei tohtinud saada ja kes tohtis saada. Ja siis järsku siis tuligi, Erki Nestor ütles, et temal on üks tüdruk tuttav. Ja siis helistati Kaljulaidile, kuule, kas sa hakkaks see presidendis kui ettepanek teha? Vaat niimoodi käib Eesti riigi peavalimine. Aga muide sama käib ka ju Euroopa Liidus. Ega siis Ursula von Leyen ja siis Kaja Kallas, nad on ju ka ei ole valitud, eks ju, aga pandud paika ju. Aga selle riigi siis peavalimise kohta ja presidendi valimise kohta väga hästi Mart Helme siis EKRE aseesimees ja Riigikogu liige tuletas just sellel nädalal Riigikogu saalis veel kord meelde, et rahvas tahab presidenti valida. Kuulame, mida Helme Riigikogu saalis ütles. Mida siis ikkagi tahetakse? Mida tahab Eesti rahvas? Mida ootavad Eesti alalised elanikud ja kodanikud? Nad ootavad seda, et nad saaksid demokraatia pidupäeva ehk õiguse valida presidenti. Seda nad ootavad. Nad ei oota seda, et siin üks ja teine ja kolmas tagatoa kokkuleppega määravad meile presidendi. Ei taha, kõik on tüdinud sellest. Me nägime Kersti Kaljulaidi, kuidas määrati meile president.
Me nägime, kuidas meil on mitu korda järjest siin presidente määratud. Eesti rahvas ei taha. Keegi ei taha seda määratud presidenti. Tal ei ole autoriteeti. Ta on lihtsalt keegi. Keegi, on president. Käib vahetevahel lasteaias, loeb laste jutte seal lastele ja surub kuskil kätt ja jagab vabariigi aastapäeval ordeneid natukene ja ei taha Eesti rahvas seda. Eesti rahvas tahab, et tal on keegi, kelle tema on valinud. Ja kui ta pettub selles inimeses, siis võib tõesti öelda, aga te ise valisite. Aga see, mis meil praegu toimub siin ja selles saalis, see on selle demokraatia mõnitamine. No enam-vähem sama häda ongi nende e-valimistega, mida sa meelest praegu meelde tuletasid, et uurimused näitavad, et suur osa rahvast üle poole, seal 70% ja ei usalda täielikult e-valimisi. Ja selle e-valimiste ümber on nii palju räägitud ja nii palju vaieldud ja juba ma mäletan sellest ajast peale, kui Savisaar oli veel võimul Tallinnas ja Keskerakond on kogu aeg e-valimiste vastu seisnud. Savisaar ütles ju otse välja, et nii kaua kui on e-valimised, Keskerakond võimule ei saa, ei lasta ühesõnaga. Ja siis käisid ju siin Ameerika teadlased ja mul on kodus praegu veel 2 paksu raamatut, mis anti välja e-valimiste kriitikast, mida ameeriklased koostasid ja meie siis tõlkisime siin, et ühesõnaga need valimised ei ole praegustel tingimustel veel võimalik neid teha, et nad oleksid nii-öelda õiglased. Aga keegi ei kuule seda ja ikkagi lastakse samamoodi edasi. Ja viimaselt nüüd Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil e-hääletust arutati väga põhjalikult jällegi, aga siis kui teadlased esinesid ja hakkasid jõudma niimoodi oma tõestustega juba lõpupoole, et selge, et ei tohiks e-valimisi teha edaspidi praegu, tuleks vähemalt paus teha, siis valitsuskoalitsiooni liikmed demonstratiivselt lahkusid sellelt korruptsioonivastase erikomisjoni koosolekult ja ka ülekanne veebis või internetis katkestati millegi pärast. Keegi ei saa aru, mis pärast, enam pärast ei tohtinud näidata, mis selles ruumis toimub. Sellepärast, et teadlastel õnnestus järjekordselt tõestada seal, kes seal kohal peal istusid, et e-valimised ei ole täielikud ja ei ole õiglased. Ja näiteks toodi, et valimiskomisjoni anti eelmisel aastal 25. aastal, siis 2025 veebruaris andsid teadlased üle juba jälle ühe uurimuse valimiskomisjonile, et e-valimisi ei tohiks niimoodi korraldada. Aga komisjon, valimisteenistus ei teinudki üldse välja sellest, et selline teaduslik töö tuli neile ja lasid kuni sügiseni välja, nii kaua olid kohalikud omavalitsuste valimised lõpetatud, ära valitud ja veel pärast seda, kui need CD-plaadid olid siis valimistulemustega, need CD-plaadid olid taotud haamriga puruks, alles siis valimisteenistuse juht Arne Koitmäe teatas avalikkusele, et jah, et meil on siin väike kriitika olnud, me katsume valimisi parandada. Ühesõnaga ei muudetud tarkade meeste ettepanekul valimiskorda või seda valimissüsteemi ja me kohe kuulame, Anastasia Kõlvart on selle komisjoni esimees, ta kohe meile hakkab rääkima, aga see nüüd on huvitav pööre sellel istungil toimus. Kui me varem rääkisime, et e-valimised ja palju räägiti sellest, et e-valimised on rünnatavad väljaspoolt ja häkkerite poolt ja kes teab, kus kohast, mis riigist häkkerid tulevad sisse ja muudavad neid tulemusi või keeravad need valimised tuksi, siis seekord nüüd teadlased jõudsid järeldusele, et neid välisrünnakuid pole mõtetki karta, neid pole olnud üldsegi nii palju ja üksikud on vist minu meelest ainult olnud. Aga kõige hullem on see sisemõjutamine, sisemine häkkimine või häkkerite tegevus. Ühesõnaga need patsiga poisid, me oleme sinuga Meelis siin rääkinud varem ka, et just nemad vajutavad ühe klahvi peale või panevad programmi arvutisse, mida keegi ei kontrolli, sest audiitorid asjast aru ei saa, IT-spetsialiste päris ligi ei lasta ja niimoodi ongi, pannakse see programm sisse ja see virutab rahulikult 1200 hääle asemel, eks ju 2200 näiteks, mõnele Reformierakonna saadik
saadikule ja nii tulevad siis need valimistulemused, mida keegi ette ei oska arvata ja siis öeldakse, et valige õigesti. Aga kuidas see rahvas õigesti valib, kui nende tulemused muudetakse ära? Ja me kuulame nüüd, Anastasia Kõlvart siis rääkis seda sama, mis seal istungil toimus ja paneme selle faili käima ja kuulame, mis e-valimiste kohta Riigikogus arvati siin mõni päev tagasi. Täna siis Reformierakond ja Eesti 200 hääletasid korruptsioonivastase erikomisjoni istungil maha arutelu, mis puudutas e-valimisi ja täpsemalt turvaohte ja lünki auditeerimissüsteemist, mida tuvastas TalTechi teadlane Tarvo Treier. Ja hämmastav, et küsimust, mis on otseselt seotud meie demokraatliku korraga, siis ei soovi koalitsioonisaadikud üldse arutada. Aga tuleb välja, et muidugi valimiste läbipaistvus, isegi ka julgeolek tegelikult, see on ka julgeoleku küsimus, pole Reformierakonna ja Eesti 200 jaoks tähtis. Ja nagu näha, siis mida kardeti, siis kõige rohkem on see, et võimalikud need e-valimiste turvaohud saaksid laiemalt avalikuks. Nimelt, siis teadlane tuvastas, et e-valimiste auditeerimissüsteemis on mitmeid lünki. Ja näiteks süsteem jättis tuvastamata sellised asjad, kui näiteks lisati kummitushääl. Samuti süsteem luges kehtivaks e-hääle isegi siis, kui näiteks valija oma valikut hiljem jaoskonnas pabersedeliga muutis. Süsteem jättis tuvastamata ka sellise ohu, kus kehtiv e-hääl tunnistati kehtetuks. Või muudeti näiteks e-häälte järjekorda. Need on päris tõsised turvaohud, mida praegune auditeerimissüsteem üldse ei tuvasta ega ei näe. Ja seejuures, mis on oluline ja millele ma eelkõige soovisin ka vastust saada tänasel istungil. Nimelt see info, mis siis turvaaukade kohta teadlane teada sai. Kogu selle info teadlane saatis riigi valimisteenistusele 18. veebruar 2025, eelmise aasta veebruar. Kuid seda infot valimisteenistus hoidis saladuses. Valimisteenistus andis avalikkusele nendest ohtudest teada alles 9. detsembril, mis oli päev pärast seda, kui kõik e-hääled hävitati, mis anti kohalikel valimistel. Ehk siis 8. detsember hävitati e-hääled, 9. detsember valimisteenistus teeb avalikuks selle raporti ja need võimalikud ohud. Rääkimata sellest, et valimisteenistus oli piisavalt pikk aeg tegelikult, et kõik need puudused kõrvaldada kohalikeks valimisteks, et auditeerimissüsteem oleks korralik, et see näeks võimalikke manipulatsioone läbi. Seda ei tehtud ja seda infot varjati. Vaat niimoodi asjad käivad ja sa, Meelis, küsisid enne, et mis siis teha ja nüüd ma vastan, tead, mis teha. Minul on selline ettepanek, et praegu ega muud ei aita. Eesti sisemine see karjumine või siin kriitika tegemine ei aita midagi. Ei õiguskantsler pole sõna võtnud e-valimiste kohta, ei Riigikohus pole teinud õigeid otsusi või ütleme selliseid läbimõeldud otsusi nende kohta ja rääkimata siin veel lihtsalt poliitikute enda vahelisest kähmlustest rääkimata e-valimiste teemal. Aga meil on olemas üks mees nüüd, kelle poole ma arvan, et võiks pöörduda Eesti. Ja need pöördujad võiksid olla näiteks kas Jaak Madisson, Europarlamendi saadik, või EKRE esimees Martin Helme, kes käis Ameerika presidendi ametiõnnistamisel, ma mäletan. Ja me võiksime pöörduda otse Donald Trumpi poole. Et Eestis on valimised, mis annavad ebaõigeid tulemusi. Ja mis pärast Trumpi poole esiteks see mees on otsustaja mees, aga teine asi on see, et tema valimistel vahepeal, kui ta presidendiks ei saanud, siis kasutati Ameerikas ju ka laialt seda postiteel valimiste skeemi ja neid asju, mis absoluutselt tulid välja pärast, et olid valed autorid, tähendab neid inimesi, kes postitasid kaarte, neid ei olnudki olemas või olid siis sisse sõitnud mehhiklased või seal teised mõned
värvilised, kellel ei olnud üldse Ameerikas viibimise luba, aga nad kirjutasid siis tegid nagu oleks ka valimistel käidud, võeti vastu, ühesõnaga metsik petmine käis, pettused. Ja praeguseks valimisteks, kui nüüd aasta tagasi Trump valiti, siis tal õnnestus see postivalimiste süsteem seal korda seada, suures osas likvideerida ja suhteliselt ausaid valimisi korraldada. Et ma arvan seda, et meil on nüüd siin Eestis ka Ameerikas suur saadikuus, me juba meenutasime, et siin Eesti sugemetega, et võib-olla, kui nüüd pöörduda Ameerika valitsuse poole, et meil tehakse sohki valimistega, võib-olla Trump aitaks meid ja paneks asjad käima ja võib-olla saadaks siia mõne venna vaatama, et mis siis täpselt siin toimub. Mis siis täpselt toimub, et niimoodi edasi ikkagi minna ei saa. Me räägime kogu aeg inimestele, et valige, tulge valima ja siis valimiste öösel poisid patsiga võtavad ja rikuvad kõik need tulemused ära. Siin praegu ju Anastasia Kõlvart ütles, kontrolliti konkreetselt, mängiti või tehti kontrollostu nii-öelda, et valiti, inimene andis hääle elektrooniliselt, aga valimiste päeval läks valimisjaoskonda ja valis ümber selle pabersedeliga. Aga see arvesse ei läinud, tuli välja. Elektronhääri ei kehtima. Et neid puudusi on väga palju. Aga ütle mulle, mis sa arvad, kas maaelu meil areneb või taandareneb? Või maaelu areneb suure hoo ja mühinaga. Nagu sa ise aru saad, meil ümber pisikese Põlvagi on suurepäraseid maaelu viljelevaid kompaniisid ja suurfirmasid, kes näitavad siin mõnusaid ja edulisi tulemusi, nii et ma arvan küll, et areneb. Jah, aga Põlva turul käies ma eriti küll ei näe, et seal väga palju oleks neid mis seal külmal ajal turult siis loodad leida? Ma räägin siin kevadel ja suvel, et uhke maakond, et võiks olla neid turumüüjaid rohkem. Aga see selleks, aga tuleb välja, et ikka rahvas arvab, et maaelu hävitamine jätkub, et oleme ikka selles hädaorus. Ja Omniva, ehk siis Eesti Post, rahvas üldse imestab, ma vaatasin siin kommentaare, et miks meil Omniva, Eesti Post on tehtud Omnivaks ja Tehnikaülikool on meil tehtud TalTechiks ja miks niisugused nimed peavad olema, kui meil olid väga soliidsed nimetused, kus sees oli ka Eesti ja kõigil oli selge, mis asi on. Kuhu sa selle TalTechiga lähed Austraalia tänaval, küsi, mis asi on TalTech. Mitte keegi ei tea, aga kui sa ütled, et ikkagi seal Eesti Post, siis võib-olla ikkagi arvatakse, et jaha, et kusagil see Eesti riik on seal kuskil Kaug-Idas äkki. No kui see Austraalia Eesti majja lähed, seal võib-olla keegi on kuulnud, et Eesti on olemas. Muidugi on kuulnud, miks ei ole. Seal on palju meie noori inimesi elab ja töötab ju seal. Ma olin koos siin Kalle Mälbergiga siin, tema ka Austraalias elas ju tükk aega, teie kandi mees ju. Nii, jah. Ei olnud või? Ei, ta oli küll vist, jah, aga miks ta seal elas, seda ma isegi ei tea. Ta käis maailma vaatamas ja võttis naise kaasa ja siis vaatas seal ka ringi ja seal oli ka palju tipses ja ta väga kiitis sinu raadiot, et ta on ka siin esinemas käinud. Me olime seal laeva peal Räpinas oli meil siin pidu, Keskerakond pidas sellist aastavahetuse pidu. Olime Kalle Mälbriga koos ja rääkisime, et teda tuleks veel raadiosse kutsuda. No ikka. Et huvitavad inimesed ja huvitavad mehed ja sisuka ajalooga või elulooga. Aga nüüd tuleb välja, et Omniva siis tõepoolest sai suure kriitika osaliseks sel nädalal jälle ja sellepärast, et ta viib viimasedki postkontorid nüüd väikelinnade keskustest välja. Ja tõepoolest maalehes ära toodi see statistika ja lugu on päris hull. Näiteks siis nad on viidud mitu postkontorit nüüd linnaäärsesse tööstuskeskusse või kuhugi tühermaale päris välja. Ja kõige hullem on see, et antakse ära postkontori ruumid, mida Eesti Post või Omniva alles hiljuti kapitaalselt remontis. Ja näiteks Rakvere postkontor, värskelt remonditud majast, viidi postkontor välja ja nüüd on 2 kilomeetri kaugusel ladude tsoonis. Nii et sa pead 2 kilomeetrit koperdama sinna, et sa saad postkontorisse. Kui sa enne oli keset linna, eks või käisid poes, astusid postkontoris ka läbi.
ja Rakverest telliti maantee äärde lume sisse isegi T5, et kliendid siis ikkagi Postimaja kuidagi üles leiaks. Nii et lähed siia Põlva piiri peale kuskil, vaatad silti ja näed, seal mooste kandis kuskil metsa sees on siis postkontor. No nii juhtus Rakveres. Õnneks siin Põlvas on väga tore postkontor ja väga toredad teenindajad seal ja alati selline soe õhkkond, ma ikka tihti peale käin seal, saadan ja võtan vastu neid saadetisi, mis on tulnud. Näiteks Viljandis viidi postkontor keskusest 4 kilomeetri kaugusele. Aga Põlvas on samamoodi ju. No ikkagi linna sees. Põhimõtteliselt ikkagi sellega mingi... See on ilus pood ja soe pood. Seda küll, aga seal ei ole elumaju läheduses üldsegi, et igaüks, kes postkontorisse tahab minna, no varem, kui ta oli keset Põlva, siis ma iga asja pärast läksin sinna, aga nüüd küll. Kui on ka pakk tulnud, ega ma siis kohe ei söösta teise linna otsa, ootan, kui sinna muud asja ka on, siis lähen võtan alles ära. Jah, see on ka õige, mis sa rääkisid praegu, jaa. Aga siis näiteks ma toon veel nüüd, mis oli meedias sel nädalal, Rapla esimene postimaja avati, esimene postimaja avati 1894. Ja see tegutses Raplas 130 aastat jutti. Ühtegi päeva ei olnud ta kinni pandud kuskil. Aga see arvesta asjaoluga, et tol ajal, kui seal Raplas sul postimaja oli, siis ei olnud postiautomaate, nüüd on iga maja seina küljes pakiautomaadid, võtta kust tahad posti. Nii, ma räägin seda, mõtle ise, 131 aastat, suure väärtusega ajalooline postkontor ja nüüd Omniva otsustas selle likvideerida. Tähendab, me üldse ei arvesta, et kas mõni asi on ka mälestustega seotud või on mingi Eesti, see on rahvuskultuuri osa, kui vana 130 aastat vana postkontor töötab tänase päevani. Muidugi on moodsa sisse seadega ja nii edasi. Et see lugu on niimoodi, et lihtsalt paneb mõtlema, et kes seda Omnivat juhivad ja üldse, mis juhid meil on olemas. Mulle tundub, et meie kohalikud juhid on ikka väga kaugel sellest tegelikust elust. Ja nüüd nende postimaade kinnipanekuga kohta seal ütles üks naine, nüüd kirjutas, ma tsiteerin Maalehest, et inimvaenulikuks on tembeldatud need sulgemisotsused rahva poolt. Ja näiteks, et seal Märjamaa ja Järvakandi rahvas käis ka Raplas, ühesõnaga kesklinnas käis oma toimetusi tegemas seal ja nüüd peab eraldi sõitma mitu kilomeetrit välja linnast, et siis saada sinna kohta, kus sul on vaja siis see kirjakene siis ära panna või midagi muud teha või pakk saada või pakk ette saada. Ja nüüd Omnivale on tulnud siis, vaadake nüüd, sellest nende postkontorite odavamale pinnale viimisest on tulnud 1,7 miljonit kokkuhoidu. No kui sa mõtled 1,7 miljonit pole ju nii suur raha, kui me vaatame seda riigi mastaabis. Aga mis on toimunud, tänu sellele on jällegi nii-öelda rahvas ninapidi veetud, rahvas jälle pettunud riigis, eks ju, mul oli postkontor, enam ei ole. Kui palju kahju on tehtud, seda keegi ei mõista, ma ei mõõda. Aga see 1,7 miljonit nüüd Omnival, no ma ei tea, kas see aitab tal siis nii väga palju nüüd edasi minna. Mulle tundub, et see Omnival on üldse käest ära viimastel aastatel. Ja nüüd on üks kommentaar selle kohta. E-riik on meile mugav, ütleb kommentaator, kuid see muudab riigi rahva jaoks nähtamatuks. Kui kaob füüsiline kontakt, postkontor, kool, kohalik konstaabel ja nii edasi, kaob ka tunne, et riik on minu jaoks olemas. Ja tekib õigustatud küsimus, kas ma maksan rohkem, kui ma maksan rohkem, miks ma saan vastu vähem? Maksud meil pidevalt tõusevad, aga teenuseid me saame pidevalt vähem ja peame kaugemale sõitma. Ja kommentaator lõpetab oma arvamuse, reformistide valitsus lammutab ja hävitab Eesti riiki. Vaat nii. Need ei ole minu sõnad. Aga nüüd on mul sulle küsimus. Kuidas sul on siis need lood? Kust kohad sina ostad? Sa sellest poest siis seal, kus on postkontor, seal sa ei käi vist? Mis poest sina käid siin? Ma olen ikka käinud seal vist 3 korda kogu selle poe eksisteerimise aja jooksul. Oi. Jaa. Aga kuidas sulle tundub? Praegu meil toitu ikka jätkub poes üldiselt. Väga hästi jätkub, eriti kui õigel päeval minna õigesse poodi. Ma ei saa siin küll reklaami teha, aga Põlva linnas on vähemalt üks kauplus, kus saab siis 2-3
korral nädalas head toitu ja väga soodsa hinna eest. Ahah, no vaat kui tore. Ja hinnavahe teiste poodidega võib olla 2-3-kordne, eriti mis puudutab liha- ja piimatooteid. Ai, kui vahva. No sa ei tea selliseid salapoode. Mina avastasin endale ka ühe poe siin eelmisel nädalal. See on Turuplatsil on lihapood. See pood, jah. Ja mina mõtlesin, et see ainult sel päeval on lahti, kui turg töötab. Tuli välja iga päev. Ta on ikka iga päev, jah. Iga päev lahti ja seal on 2 firmat, ei luba nimesid nimetada, müüvad seal liha ja mina läksin tihastele seda magedat pekki otsima. Need on sellised naaga lõigatud. Väga ilusad tükikesed said. Ja käisin, vaatasin ja ostsin seal mitmeid asju kaasa ja kodus Helle imestas, kui hea pasteed seal on ja kui ilusad lihatükid ja nii edasi. Et tõepoolest avastamata kohti on meil vist paistab, et on olemas. Aga lugu ma tüürin sinnapoole, et kui meil tuleks nüüd mingisugune konflikt siin, mitte konflikt, aga ütleme siis mingisugune häireolukord, konflikt sõjalist, ma ei tahaks seda ette näha, aga ütleme, et tuleb mingi looduskatastroof või, et oli sel nädalal üleval Eesti toiduvarade probleem. Et palju meil on siis selleks puhuks, kui tuleb mingisugune, ütleme, et varustust ei ole, nagu meil oli siin, kui meil oli see maskide kandmise aeg, eks ju, järsku maski ei olnud ja ei olnud neid ravimeid ja kõik pandi kinni, kuskilt midagi sisse ei toodud, et sama asi võib juhtuda ka raskes olukorras näiteks ka Eesti toiduvaraga. Ja on olemas meil Eesti Varude Keskus, EVK. Ja nüüd lihtsalt ei usu, mida nooremad mehed teevad ettevõtete juhtimisele. See on meil riigiettevõte. Ja selgus, et need mehed said aru, et kõikidele meil konflikti või siis hädaolukorra puhul toitu ei jätku. Ja nemad tegid ettepaneku ja nemad võtsid programmi, et kuna kõigile ei jätku, nemad töötavad nüüd sellel liinil, et jätkuks 130 000 ehk 10%. Nemad kavatsevad kindlustada 10% elanikest näiteks sõja puhul toiduainetega, aga teised, ma ei tea, imegu käppa või mis teha, et see on lihtsalt vapustav. Ja see 10%, see on sisuliselt meie eliit, eks ju, ütleme, see rikkam elanikkond. Ja nüüd Riigikontroll käis sees ja imestab üldse, et kuidas selline mõte on pähe tulnud, et teeme siis raske olukorra puhul ainult 1,3 miljoni inimese puhul, eks ju, meil on seda toiduvaru vaja anda, aga me anname ainult 130 000 ja 10% sellest. No läks suureks skandaaliks, lehed kirjutasid ja siis selgus, et see abitu juhtimine ja see Eesti Varude Keskus, seal töötab 10 inimest, keskmise palgaga 5700. Ja ei oska midagi teha. Ja ütlevad, ja siis põhjendab seal, üks mees põhjendas, muide see tippjuht ei julgenud esimesel päeval üldse näole tulla, 2 päeva hiljem vastas kirjalikult. Aga siis põhjendati sellega, et nagu nii toit läheb raisku, kui kaua hoiad. No nad pole nagu kuulnudki sellest, et seda tehakse sellise ringmajandusena, et vanemad produktid müüakse maha või võib-olla kergelt alla indlusega või midagi, tuuakse uued juurde ja niimoodi hoitakse seda toidu tagavara. Kuid ei ole olemas mitte midagi, tähendab sellist tehakse, nemad teevad uurimusi, kuidas inimesed on rahul EVK-ga ja tuli välja, et on väga rahul rahvas. Aga rahvas ei teagi seda, et toidu tagavara meil ei ole Eestis. Ja nüüd tekkis küsimus üles, kas meil kütuse tagavara üldse on. Ja paistab niimoodi, et asi on hull ja seal ei ole võib-olla ka neid asju, mis meil kõik on vaja. Ja nagu siin kommentaatorid kirjutavad, et kes need palgad neile kehtestavad nii kõrged, ja vastab ise see kommentaator, ametnikud ise otsustavad ja maksumaksjad ainult maksavad. Maksa ja ametnikud kihistavad naeru, aga tööga hakkama ei saa. Vaat sellised tulevad jällegi välja detailid, millest me iga päev ei kuule, ei tea, aga tuleb välja, et Eesti Varude Keskus ei suudagi, ette on nähtud 14-päevane toiduvaru Eestis oleks, aga nemad tahavad ainult 10% anda. No ja siis nagu ikka põhjendusi õiget ei saada ja keegi ei võta ka vastutust enda peale. Et no lihtsalt ma ei tea, lihtsalt loed, algul nagu ei usu, aga pärast hakkad uskuma. 5700. Ja mis nad teevad seal siis?
vaatavad, et viljakotid on paigas ja meil oli ju siin kuskil Rakveres, kus see juhtus, kui oli kahekordsed põrandad, mäletad, paarkümmend aastat tagasi oli viljavaru, kahekordsed põrandad ja alt oli kõik vili ära röövitud, aga peal oli just kiht, kui kontrollid tulid vaatama. Aga vähemalt juustujulgeolek on küll garanteeritud tänu sellele Võru suurele juustulaole. Aga seal hiiri pole sees? Ei, seal ei ole hiir ega midagi, seal on 300 000 kilo juustu, nii et jätkub sulle mulle ka. Aga kes teab? Mõneks päevaks. Aga kus sa tead, äkki on niisugune pull, nagu juhtus Savisaare võiladudega. Tuleb hädaolukord ja siis laod on kinni ja oodatakse, kuidas hind tõuseb taevani ja siis avatakse uksed. No see on nii-öelda meie selline omamoodi huumor. Aga tõepoolest, nagu ma vaatan, kui ma neid asju loen, siis tõepoolest tundub, et praegu ikkagi need Eesti Vabariigi valitsejad on tõepoolest arvamusel, et nemad on igavesed ja ainsad ja tõde kuulutavad ainult nemad ja tõde, mis tegelikult ei maksa sentigi. Ja samal seisukohal, et tõde ei maksa midagi, on ka EKRE esimees Martin Helme ja tema sellest samast teemast, mis me praegu rääkisime, sellest halvast ja oskamatust juhtimisest, rääkis ka ta Riigikogu kõnetoolist ja kuulame, ta tõi siia juurde ka veel selle asja, et palju asju varastatakse lihtsalt ära. Kuulame, mida ütles Martin Helme Riigikogu kõnetoolist. Siis need ministrid on ju kõik surnud kajakad Michali kaelas. Et Michal käib ringi ja kaitseb neid, edendab neid, laseb neil edasi varastada. Ja Michali valitsus on Eesti probleem. Ja me kõik kannatame selle all. Me kõik kannatame selle all, et meil on ministrid, kes ei saa mitte millegagi hakkama peale selle, tuimalt valetavad kõige kohta, mis sa küsid, ja siis teevad korruptiivseid tehinguid. Ja korruptiivsetele tehingutele Pakosta ministeeriumi alluvuses olev justiitsministeerium teeb kena katet. See on see skeem. Ja ei ole mingit põhjust, miks nad peaksid lõpetama ennem, kui nad ükskord valijate poolt siis välja visatakse sealt kontorist, kus nad toimetavad. Sinna on veel oodata aega üle aasta otsa. Ja ei ole mingit põhjust arvata, et nad laiali jooksevad või et nad ise tagasi astuvad või et nad kuidagi paremaks saavad. Vastupidi, mida selgemaks neile saab see, et kaotada ei ole enam midagi, seda ilgemaks läheb riigi ja rahva rüüstamine ja inimestega ülbitsemine. See on see, mis meid ootab ees järgmised aasta otsa Eestis. Ja selle kõigega, Eesti rahva kannatus on väga-väga pikk. Ainult mis on vahepeal juhtunud, vahepeal on välisolud on muutunud. Välisolud on sellised, et sellist reaalsusest irdunud totaka jutuga ebakompetentset korrumpeerunud riigi mängimist, mis meil tänane Michali valitsus on, koos Pakostade, Terraste ja Tarodega, sellises väliskeskkonnas meie riik lihtsalt ei jätku enam. Lihtsalt ei saa jätkuda. Mitte miski ei tööta peale massilise varastamise. Rail Balticut, ma ei tea, mis kõik meil on, eks ole, IT arendamised, kõik on üks suur varastamine, mis meil rohepööre, riigikaitse kulutused 5%, kõik on üks suur varastamine. Maksud peavad tõusma, sest kuskilt on ju vaja raha saada riigile ka. Läti riigitransporti, Läti sisetransporti Eesti maksumaksjal on raha maksta. Aga näe, oma lapsed ja oma pensionärid, neile tuleb ikkagi arve esitada, sest tasuta asju pole, kui see just lätlane ei ole. Siis on tasuta asju. Aga ja sa räägid sellest ja see on nagu meil täna hommikune istung oli. Tsiteerid meil Eesti 200 Hussar, eks. Tsiteerid talle sõna selgelt eesti keeles kirjutatud kodukorra reeglit, et eelmisel nädalal olnud viimased päevakorrapunktid peavad minema sellel nädalal esimestena. Ta ütleb, esimestena ei tähenda seda, et nad lähevad esimestena. Vaat sellise õhkond on meil parlamendis, kes peaks siis Eesti riigi ees seisma ja suunama ja olema ja tundub praegu, et Martin Helme on nüüd ka ju opositsiooni esindaja kõnetoolis oli ja üldse tundub, et opositsioon on ikka võtnud praegu päris tõsise suuna valitsuse vahetamisele pärast 2027. aasta Riigikogu valimisi. Ja seda näiteks ka nüüd kinnitab viimane fakt eelmisest nädalast. Hetkeks turu-uuringute AS-i järgi kerkis kõige populaarsemaks parteiks Eesti Keskerakond. Ja teisel kohal tal oli 20% toetust ja Isamaal oli 19% toetust. Sisuliselt võrdne, aga siiski Keskerakond tõusis üle pika aja esimeseks populaarselt
populaarsuse poolest ja neile siis Isamaale ja Keskerakonnale järgnevad EKRE ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, mõlemad 15% toetusega ja Reformierakond 14%-ga. No Eesti 200 3%, vahepeal oli tal 1%. Nii et kokku on valitsuskoalitsiooni erakondade toetus jaanuaris 17%. No see on äärmiselt madal ja demokraatlikes, tõeliselt demokraatlikes riikides need valitsused muidugi läheksid laiali ja tehakse ka uued valimised või siis vahetatakse selle valitsuskoalitsiooni liikmed välja. Aga meil seda ei juhtu, meil tehakse viimase päevani, hoitakse portfellis kinni, sellepärast et palk jookseb ja perekond on tarvis üleval hoida, aga riigi peale paistab, et aega mõelda ei ole. Ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on teinud koos oma parteiga nüüd kõva töö ära, tõusnud populaarsuses kõrgemale üha ja rühib nüüd ka siis riigi valitsemise poole, mulle tundub. Ja tema lubaduste hulgas, muide nüüd üldse opositsiooni lubaduste hulgas on automaksu lõpetamine ja tasuta transpordi kehtestamine tagasi maakonnaliinidele. E-valimiste kas lõpetamine või korrastamine ja põlevkivi elektrienergia taastamine, et elekter oleks meil odavam. Muidu on meil iga päev ikka, siin oli alles üleeile vist oli, Soomes oli 4 korda odavam elekter kui Eestis. Täna jälle kuskil tõuseb 500-ni, et see on lihtsalt kohutav. Kuulame, mida selle kohta ütles Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees, Raadio 7 saates. Raadio 7 on usuraadio, aga seal on ka siis kolmapäeviti keskhommiku saade koos Janek Mägiga esines Mihhail Kõlvart ja kuulame, mis ta arvas siis ka sellest olukorrast riigis ja presidendi valimistest. Et tegelikult valitsuskoalitsioon on sügavas poliitilises kriisis ja ka nemad vajavad mingit lahendust, et selleks, et vähemalt valimisteni see koalitsioon saaks eksisteerida ja selleks on vaja täiendava partneri. Ja ma arvan, et ka sotsidele see on ka võimalus mingist stagnatsioonist välja tulla. Ja kuna ideoloogilises plaanis sotsidel ei ole nagu mingi probleem reformiga teha koostööd, siis see võimalus on reaalne. Rääkimata sellest, et presidendi valimiste kontekstis mõlemad erakonnad, nii Reformierakond kui ka sotsid, avaldasid soovi valida presidenti Riigikogus. Nii et sa viitad sellele, et tegelikult presidendi valimised võivad saada taas kord suurte poliitiliste muutuste tõukejooks Eestis. Presidendi valimised suures poliitikas on instrument või siis etapp, ettevalmistusetapp Riigikogu valimisteks. Ja täna see on ka võimalus praegusele koalitsioonile panna enda presidendi, kes jätkaks ka pärast valimisi. Ka üks lugupeetud Eesti 200 esindaja, välisminister Tsahkna ütles välja, mis on eesmärk, et järgmine president oleks oponent järgmisele valitsusele, sest tõenäoliselt järgmine valitsus koosneb koalitsioonis, kus ei ole Reformierakonda, rääkimata Eesti 200. Nüüd, head kuulajad, me istume siin Meelisega niimoodi üle laua, tema on mikseri puldi taga ja vajutab need klahve ja neid seda heli tugevust siin reguleerib ja paneb need vaheklippe mängu. Mina istun teisel pool mikrofoni ees ja ma praegu näitan nüüd Meelisele üht uut raamatut, mille ma ostsin siin paar päeva tagasi. Vaata, Meelis, millisest kirjandust meile antakse nüüd välja. Selle pealkiri on Võitlus ärevusega teismelistele. See on siis noortele mõeldud raamat, hästi kujundatud, väga kirev, siin on peal noored inimesed, noored tüdrukud ja poisid ja südamekujutis ja sees on igasugused, kuidas nüüd öelda, sümbolid siin, mis räägivad heast elust ja kuidas elada ja seltsielu ja kuidas teha õiget seltsielu elada ja kuidas hirmudele vastu astuda ja nii edasi. See on tõlgitud raamat, see on nüüd ingliskeelne tõlge on eesti keeles
ja see on siis ärevusega võitlemine laste või noorte seas. Ja tekib küsimus, et kuhu me oleme jõudnud, et me peame taolisi raamatuid või ilmutama või siis trükkima ja jagama. See on suure tiraažiga, ta on igas toidupoes, kus raamatut müüakse müügil, et vaatad, võtad kätte, loed ja mõtled, ma olen ka noor inimene kunagi olnud, aga meil ei olnud küll vaja stressiõpikuid tol ajal. No jah, ilmutada ikka võib, aga mul tekib küsimus, mis sina selle endale ostsid, et sa oled noortepärane küll igati, aga mitte enam teismeline, et... Küsimus on muidugi asjakohane, ma ise selle peale ei tulnudki, et öelda. Ma ostsin selle raamatu ainult selle pärast, et ma teadsin, et ma tulen täna raadiosaatesse. Ma endale poleks teda ostnud, ta on selline ikkagi kerge noorte asi, aga hästi ilusasti kujundatud ja kõik ära selgitatud. Näiteks siin on üks noor küsib, et tal on nii raske elada, et siin on sõjad ümberringi ja siis see ajakiri vastab, et kuule, aga esimese maailmasõja ajal oli noortel veelgi raskem. jah, see oli muidugi ainuke väljaanne, ma nädalavahetusel just inspekteerisin natuke Apollo seal raamaturiiuleid ja enam-vähem sarnase temaatikaga väljaandeid nägin päris mitut tükki eesti keeles. Jah, aga see paistab, et on nüüd selline riigi poolt kampaania tehtud ja hästi siis tähendab mingisuguse programmi alusel. Ma vaatan siin ja... Aga said sa siis teada, mis noorte ärevust kõige rohkem tekitab, ongi need ümbritsevad sõjad või mingisugune muu temaatika? Ma imestan, et sul on nii head küsimused kogu aeg. Et sa ikka tunned elu ja oled kahe jalaga raadiomehena ikkagi elu sees ja taipad seda argielu. Siin ongi küsimus, et noored on ärevil, vanemad inimesed on ärevil, suur stress on, aga me anname küll raamatuid välja, et kuidas õigesti magada ja ära suitseta ja ära joo ja käi metsas ja vaata metsloomi ja suusata ja nii edasi. Sellised õpetused on siin. Aga ma ei näe väljaandeid, kes analüüsiks põhjusi, miks me oleme sinna jõudnud. Ja siin on veel lisaks sellele raamatule sain ma nüüd ei ütle, et ma šoki sain, aga lihtsalt nagu ei usu. Aga ometi on need järgmised read kirja pandud ja ma loen teile nüüd ette, tsiteerin Eesti Ekspressi lugu. Ta pole paberkandjasse veel jõudnud, ta oli internetis üleval. Aga Meelis, ma arvan, kas sina saad sellest täiesti, kuidas laksu ei tohi öelda, aga nagu puuga pähe ausalt öeldes. Ja siin kirjutatakse, tsitaat, iga päev tuuakse Tallinna lastehaiglasse 2 suitsiidikatse ehk enesetapukatse teinud noort inimest. Iga päev 2 tükki tuuakse. Seega 730 enesetapukatset noorte seas aastas. 730 noort inimest tahavad oma elu ära võtta endalt. See on, eks ju, elu, kui sa lähed juba, hakkad ennast tapma, see on ju äärmuslik. Aga mõelgeme siis selle peale, kuidas nad vaelövad enne seda, võib-olla aasta või 2 on seda rasket aega olnud, mille nad selle otsuse siis lõpuks teevad. Ja nüüd arstid töötavad nagu lahinguväljal kirjutatakse. Ja lastele ja noortele vaimse tervise abi pakkumine on totaalses ummikus Eestis ja veereb lumepallina, kirjutab väljaanne. 19 kuni 24 aastaste noorte arv, kel on vaimse tervise tõttu osaline või täielik töövõimetus. Kujuta ette, 19 aastatel on töövõimetus. Nende arv on 2-kordistunud viimaste aastatega. Ja nüüd lastearstid ütlevad, et sellist olukorda nagu viimased 1,5 aastat pole mitte kunagi olnud. Arsti ei jätku, rahastamist aina kärbitakse. See on tänapäeva ühiskonna vaikne epideemia, mis hiilib meie ellu nii tööl, koolis kui ka koduseinte vahel, mõjutades meie vaimset ja füüsilist tervist. Siin tuuakse ka seal artiklis välja siiski ja siin kommentaarides, et põhiliselt, mis noortele väga psüühiliselt mõjub, on see, et
sotsiaalse seisuse ihalus on seda teaduse keeles öeldakse, et sa pead olema edukas. Lasteaiast peale hakatakse sulle sisendama, sa pead olema edukas, sa pead olema rikas, sa pead olema, ma ei tea, tark ja kõik sa pead olema, aga samal ajal keegi palka ei maksa ja Eestis on palgavaesus. Ja see hirm on vist üldse kõige hirmutavam tunne üldse siis, mis inimese psüühika endast välja veab. Ja kurbus, viha, süü, tunne, kadedus, häbi ja teised madala vibratsiooniga tunded siis kurnavad inimesi. Madala vibratsiooniga tunded. Need olid siis kurbus, viha, süütunne, kadedus, häbi. Et hirm tuleviku ees, see on see põhiline siis nagu see selgitus, et noortel on küsimus, kas on tööd, kas ma saan hariduse, kas ma suudan tulevikus korteri eest maksta, kas mind homme töölt lahti ei lasta ja see on selline riiklikult levinud epideemia, aga numbrid on uskumatud, ma ei tea, kas nad tõesti sellised on, aga nii vähemalt kirjutatakse ja kokkuvõttes tuleb välja, kui sa neid asju loed, et valitsus siiski ei usalda rahvast ja rahvas ei usalda valitsust, et nagu ei ole riigi poolt tuge ei saada, et ei suuda me inimestele sisendada seda või ütleme maalida seda tuleviku pilti, et homme on sul elu siiski parem, katsu täna ära nagu kannatada ja see küsimus, et rahvas ei usalda valitsust ja veel hullem, et valitsus ei usalda rahvast, see on väga tõsine küsimus poliitikas ja selle koha pealt võttis sõna ka Lauri Laats Riigikogus, kuulame, mis ta selle kohta ütles, kui ta pidas kõne toiduainete käibemaksu vähendamise kohta. Ei hakka seda diskussiooni pikalt arutama, et kes on rumal või mitte, aga oluline on see, et inimesed peavad saama leevendust, arvestades kõikide neid maksupõrgud, mis on vahepeal siin toimunud. Peaminister nimetas seda maksufestivaliks, meie ütlesime, see on kindlasti maksupõrgu, mis sellega kaasneb. Erinevad maksutõusud, erinevad aktsiisitõusud, erinevad riigi teenuste, erinevate teenuste hinnatõusud on olnud, riigilõivu tõusud on olnud, trahvide määrade tõusud on olnud. Tegelikult see, mis on olnud siin Reformierakonna valitsuse ajal praegusel alates 2023. aastast koostöös sotsidega, satelliiterakonnaga Eesti 200-ga, ega seda muud moodi ei saagi nimetada kui maksupõrguks. Ja inimesed loomulikult tunnevad seda igapäevaselt, sellepärast, et raha lihtsalt ei jagu. Meil on palgavaesus. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui tööhõive on meil ütleme normaalsetes piirides, siis inimesel lihtsalt ei jagu raha. Teeb hommikust õhtuni tööd, aga raha ei jagu. See on palgavaesus. Ja see on see, mis praegu meie valitsus soosib, ütleb, meil on tegelikult kõik hästi, pingutage rihma, sööge konserve, see ei ole minu sõnad, see on Jürgen Ligi sõnad jällegi. Ja selline ongi valdav suhtumine. Ja seetõttu ei ole sellel valitsusel ka mingisugust usaldust. Ja teate, mul on selline tunne, et mitte ainult ei rahvas ei usalda valitsust, see on üks pool. Aga palju hullem on see, et kui valitsus ei usalda rahvast, see on tunduvalt hullem pool. Läheme nüüd ka veel enne lõppu, saate lõppu tähendab hetkes ka Gröönimaale, sellest maailma suuremast saarest on viimasel ajal nii palju juttu ja muidugi USA on siis rahva arvates Gröönimaa vastu ülekohtune, aga tuleb välja, et ega ka Taani suurt parem pole olnud. Sellest meil räägitakse vähem, aga selgus, et nüüd, kui sa loed neid artikleid, mis on siis nii-öelda lääne meedias avaldatud, meil on siin vähem, siis tuli välja, et Taani on alandavalt suhtunud juba aastakümnete jooksul Gröönimaa põlisrahvusesse. Ja nüüd Taani peaminister Mette Frederiksen on juba 2 korda vabandanud taanlaste, mitte taanlaste, vaid siis taanlaste nimel Gröönimaa elanike ees, need on need inuitid. Ja lugu on selles, et aastakümnete jooksul pärast teist maailmasõda on Taani pidevalt
terroriseerinud seda rahvast, temast halvasti suhtunud, andnud vähem toetusi, kui on lubatud varem ja veel kõige hullem ja täitsa ängistav on lugeda, et kuni 1991. aastani regulaarselt Taani võimud püüdsid vähendada Gröönimaa põlisrahva inuitide arengut ehk sündivust. Ja selle aja jooksul kusagil 4500 naist mõne aasta jooksul, kokku oli neid ligi 10 000, sundides neid arsti juurde, osa viidi lennukiga sinna Kopenhaagenisse, oli Kopenhaagen pealinn, eks ju. Sinna viidi naiste arstide juurde ja öeldi, et see on läbivaatamine, lihtsalt tavaline tervisehoiu nii-öelda tegemine, aga tegelikult need naistele pandi rasestumisvastased spiraalid, tüdrukud ei teadnud, pool metsinimesed ju seal tundras elavad või seal jääkamakate vahel ei saanudki aru, mis nendega tehti, aga paljud ka steriliseeriti. Ilma, et need naised või tüdrukud oleks aru saanud, noored plikad, no mis nad ei mõelnud selle peale, aga selgus see tõsine või see ütleme, see tulemus siis, kui nad said ema ikka, et oleks vaja lapsi sünnitada, siis selgus, et tuhanded naised ei saanudki lapsi enam saada. Et selline, on ta nüüd genotsiid või kuidas seda nimetada, on Gröönimaal toimunud. Nii et seda rahvast on väga halvasti ikkagi suhteliselt halvasti on temaga ümber käidud ja nemad tahavad elada selle omamoodi, ainult kalu püüda ja siis hülgeid küttida, aga Taani on nagu nende siis nagu seda rahvuslikku elamisviisi püüdnud segada seal, tahetakse teha neist siis kultuurseid inimesi, aga veel parem, kui need üldse välja sureksid, sest eesmärk oligi inuitide väljasuretamine. No me tunneme kaasa ja tervitame Meelis Kaguraadiost Gröönimaa põliselanikke, neid on praegu umbes 56 000 ja muide nende jäätunud kodusaar on nüüd 50 korda suurem kui Eesti pind, 50 Eestit on seal. Ja grööni keeles on saare nimi muide Kalla Alit Nunat, mis tähendab grööni keeles inimeste maa. Et see ribakene rohelist maad seal ääres, seal elasid inimesed ja seda siis Gröönimaal hakati nimetama ja siis inimeste maaks. No need olidki siis tänased teemad, mida me tahtsime rääkida ja mida käsitleda ja järgmine kord tulevad siis uued teemad. Nüüd aga üks siis populaarne Gröönimaa laul saate lõpuks ja see on jahi- ja kalameeste laul ja selle nimi on Sina Anu. Ma ei leidnud seda tõlget kusagilt, seda sõnastikke nagu Gröönimaa inglise või grööni keele, eesti keele sõnastikku pole olemas, aga eks ta siis räägib jahimeeste ja kalameeste elust ja kuidas nad püüavad ja neid kalu siis kätte saada ja müüa ja sellega riiki üleval hoida ja perekonda üleval hoida. Kuulame siis ilusat jahi- ja kalameeste laulu kaugelt Gröönimaalt. Kõike head teile! Sinä liikennä niermää, sinä nou, natsikalla tarajärmää. Sinä nou, wow, natsilimo. Sinä liikennä niermää, sinä nou, natsikalla tarajärmää. Sinä nou, wow, natsilimo. Aya, oh.
ai, 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 oh. Sinana neama, sinano, satikalat takayarama, sinano, wow, wow, nachilimbo. Aya. Ay, 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 oh, oh, ay, 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 oh. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Vahel käitub külmataat kaunis väljakutsuvalt. Ta tõmbab taskust erilised miinuskraadi tangid ja näpistab sind nendega mõlemast kõrvalestast. Pärast küdeva kamina äärest assikest teed juues annab näpistus tagant järelegi mõnusalt tunda.